videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi siin, kus me oleme. Tulevik on muidugi keerulisem kui minevik, sest mineviku oleme rõõmsalt juba üle elanud, aga tulevik on tume ja salapärane, sest meil ei ole antud võimet seda ette näha, kuigi põhjuslikud seosed on teinekord märgatavamad, kui võivad olla. Ja kui nüüd üritada taandada midagi, siis sõltub meie elu suuresti 7 surmapatust. Miks nad on surmapatud? Sellepärast, et kui neid harrastada, siis on tulemus väga masendav, välja arvatud võib-olla laiskusega, mis välistab teiste surmapattude tegemise. Aga et juba surm suhu tuli või kuidas seda ilusti öelda, siis täna on stuudios taas ei keegi muu kui Igor Gräzin, kelle kohta tuleb kõige rohkem kommentaare ja nende hulgas ka mõistlikke. Et ärge nüüd ilkuge iga asja kallal, kuulake, mis erinevad inimesed räägivad ja liigutage oma, ma ei teagi, mis värvi, aga ajurakke. Tere tulemast, Igor Gräzin, ja millest me alustame? No sellest, et sa oma pika tiraadi sees jõudsid vähemalt ühe selge vea ära teha. Nimelt asi on selles, et mis ajurakkudesse puudutab ja nii edasi, ja see, mille kohta öeldakse hall ollus, ei vasta tegelikkusele. Tähendab, aju, kui ta on inimese sees, ütleme niimoodi, ta on hallivõitu, aga üldiselt, kuna seal ümberringi on palju verd ja veresooni ja nii edasi, siis mina ütleksin niimoodi, et aju on pigem roosa. Aga kui me juba sellisele teemale läksime, siis võib-olla räägime ühe asja kohe alguses ära, et pärast enam endal tuju mitte rikkuda. Tähendab, vaata, kui ma praegu mõtlen meie viimase õieti nädala või isegi 2 peale, siis ma ütleksin nii, et mind on natukene praegu ära ehmatanud see, kuidas surm oma vikatiga Eestit niidab. Lükkad hommikul Delfi või mingi ajalehe sisse ja vaatad, et jälle keegi, nüüd viimati siis Eda Paukson, kes oli tuntud astroloog. Lilian Vellerand. Jah, just, Lilian Vellerand, siis 5 tükki helikopteri lugu, mis on muidugi story omaette. Nüüd Tõnis Lepp, kes on seal ühe selle piloodi õpetaja olnud, ütles, et tubli piloot ja nii edasi, et õppis hästi ja oli siuke usin. Võib-olla õppiski ja võib-olla oligi usin, aga vähemalt nende andmete pinnalt, mis ajalehest on läbi polksatanud, on tegemist ikkagi olnud selgelt piloteerimise veaga. Esiteks lennati väga lähestikku, kus juures ka lähestikku nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Ja selles situatsioonis väike pisikene Robinson R44 helikopter, kui kas üks korralik tuuleiil tuleb, ta lihtsalt veab ta küljega vastu seda teist. Aga seal veel nagu pealtnägijad olid näinud, et tegelikult oli helikopter teinud mingisuguse pöörde teise helikopteri suunal, mis on täiesti seletamatu juhul, kui me ei seleta seda viletsa piloteerimise oskusega. Nii et see on nüüd siuke 2 otsaga mäng, et tähendab, meil on piisavalt jõukaid inimesi, keda lennundus huvitab ja see tegelikult on äärmiselt tore. Kui me lisame siia veel juurde lennu- ja langevarjuklubid ja mis iganes. Aga selle üks hädasid siia kõrval on see, et taevasse lastakse inimesed, kes ei ole piisavalt kompetentsed või kogenud seal lendama. See, kui sa oled kopteripiloodi õppuse nagu läbi teinud, see tegelikult ei tähenda veel seda, et kuigi sa tohid, et sa peaksid hakkama nüüd üksinda lendama, siin kõrval peaks ikkagi istuma üks kõvem, tugevam lendaja, kus juures sõnajalg oli kahtlemata väga kõva piloot. Ja tema, ütleme, siukest pöörde, horisontaalpöörde viga, minu arvates see on välistatud, et ta oleks selle teinud. Nii et oli nagu oli. Üldiselt siukest 2, 3, 4 lendamist nimetatakse lennuseaduses grupilennuks, mis tähendab seda,
et grupp võib koosneda ka 2 helikopterist. Ja seal on siis niimoodi, et sellest 2, 3, 4 helikopterist ainult üks nendest pilootidest on siis nagu selle grupi juht ja tema on ainukene, kes maapealse lennuteenindusega juttu ajab. Maapealse lennuteeninduse seisukohast üles vaadates, kui seal 2 või 3 lendavad, siis seda käsitletakse kui ühte lennumasinat. Antud juhul 2 kopterist koosneb, seda siis all radaris vaadatakse kui mingisugust ühte. Ja võt siin nüüd tekibki see küsimus, et kuidas sai juhtuda nii, et selles lepitakse, siin ei ole mingeid reegleid. Ja selle lihtsalt 2-3 helikopterid, kes lendavad, mehed lepivad omavahel lihtsalt kokku, et sina oled siis meie juht ja nii edasi, et lendame sellisel kaugusel ja siis niimoodi minnakse ja seda teatatakse ka alla lennujuhtimisteenistusele, et võt meid on siin 3, aga juht on see ja kõik, mis teil on meie kohta ütelda, võtke paremale, võtke vasakule, nii edasi, me ütleme sellele juhile. Ja antud juhul võib eeldada, ei tea ju kunagi, aga võib eeldada, et juht piloodiks pidi olema siis antud juhul Sõnajalg, kes oskas ikkagi kaua lennata ja lendas igale poole, küll oma vanemate juurde Virtsus ja küll siis mingisugustele pidudele ja perekonna kokkutulekudele. Ühesõnaga, kelle jaoks see helikopter oli selline tarbeese, tavaline, mitte midagi sellist outstanding, midagi sellist erilist nagu siin. Nii et see tekitab tegelikult küsimused ja ikkagi väga tõsised küsimused. Ja tõenäoliselt see, mis meie võiksime ka siin saates öelda, on see, et mehed, kui teil piloodiload käes on, aga enesekindlust veel korralikku ei ole ja kogemust ei ole, ärge tükkige sinna taevasse üksinda. Võtke endale pardale kas instruktor, kes kõrvalt annab või siis tehke läbi täiendav instruktaaž enne grupi väljalendu ja nii edasi, et need on need, et iseenesest see paber ei anna veel midagi. Ma ei mäleta, kes see siin oli, alles hiljuti rääkis, et ega paber ei lenda. Tegelikult meil kõigil on paberid taskus, tähendab, või plastkaardid taskus, autojuhi load ja ometigi ka väga kogenud autojuhid ja rekkajuhid ja kes iganes teevad vigu ja teevad raskeid avariisid ja nii edasi. Aga veel enam, kui sa oled rekka peal istud alles 2. või 3. päeva, siis ikka peab väga ettevaatlik olema, et midagi juhtub. Kusjuures see väike lisamoment veel, et erinevust lennuki ja kopteri vahel seisneb suures osas selles, et kopteri juhtimine on tegelikult palju raskem. Kui lennuk on, ega lennuk ka nalja asi ei ole, aga kui lennuk on niimoodi, et võtab lennuväljal pungi sisse ja tõmbad juhise enda peale ja lennuk läheb üles, eks ta ikka kuidagi lendab. Ja kui see just otseselt kapitaallollusi ei tee, et hakkad seal surmasõlme tegema või midagi, siis üldiselt lennukiga midagi õhus juhtuda ei saa. Keeruline on maandumine, nüüd selle õige maandumisnurga leidmine ja nii edasi, aga tähendab, see ei käi ka üle mõistuse. Aga mis käib kahtlemata üle mõistuse on kopteri juhtimine, sellepärast see üleval, see tiivik, mis seal ringi käib, teda võib seal painutada ettepoole ja külje peale ja siis niimoodi, et sooritada pööre ühes või teises suunas, milleks aitab kaasa see väiksem see tiivik, mis seal sabas on ja nii edasi. Ühesõnaga, nii palju kui mina olen sellest asjast aru saanud, on ikkagi, see on maa pealt vaadates nagu, et lennuk on siuke lendab kõrgele ja kaugele ja küll on hirmus, ei ole midagi hirmsat. Aga helikopteriga on natuke hirmsat küll. Ja kuigi ta on väga madalal seal 100-200 meetri kõrgusel ja kui ta ikka kolaka alla kukub, siis ongi jama. Nii et ühest küljest me peame õnnelikud olema ja ka uhked olema, et meil on palju tublisid eralendajaid ja rikkaid inimesi, kes saavad endale igasugused lennumasinaid osta. Ja meil on palju inimesi, kes käivad lennuklubides ja nii edasi, seal ka mingil määral meie tehnilise arengu näitaja ja seda, kui tublid me igatepidi oleme. Aga samas see, mis ka Tõnis Lepp ütles, et kõige tähtsam on olla kogu aeg, eriti helikopteriga olla kogu aeg ettevaatlik. Seda enam, et ta on selline keeruline masin, mis võib iseenesest ka rikki minna, nagu oli see kunagine Copterline'i
õnnetus, mis kuskil Viimsi taga alla kukkus, seal ei olnud piloodil üldse midagi teha, lihtsalt nii läks ja nii oligi. Tähendab, me ei ole siin tehnikud, aga kui juba selleks koptervärkideks jutuks läks, siis selle Viimsiga juhtus niimoodi, et ütleme, kui siin üleval käib ringi see suur tiivik, millega ta lendab, eks ole, sellega saab keerad ettepoole, siis ta lendab ette, keerad teisel poole, nii edasi. Aga alati on ju seal kopteril on seal taga veel see väike tiivik. Väike tiivik on vajalik selleks, et väike tiivikuga reguleeritakse lendu paremale või vasakule. Seepärast vastasel korral me ju teame füüsikast reaktsiooni põhimõtet. Kui mingi asi keerleb ühes suunas, siis tema vastassuunas keerleb vastassuunas. Kui meie, ütleme, paadi jõud, mida sa sõuad nii edasi, läheb sinna suunas, siis inerts, mis paati pidurdab, toimub vastassuunad. Nii on selle väikse tagumisega ka. Kui see ikkagi käib niipidi, siis järelikult see väike, see surub teda vastu, see on tavaline reaktiivjõud. Ja kui mitte midagi muud üle ei jää, siis ta peab käima parasjagu nii palju, et ta on stabiilne. Ja nüüd üks variant, mis oli seoses kopterlainiga, oli see, et see tagumine ja esimene suur ei olnud omavahel sünkroonis. Ja kui nad omavahel sünkroonis ei ole, siis ta hakkas, see, mida me mäletame siis tollest õnnetust, see helikopter hakkas lihtsalt tiirutama. Sellepärast ei olnud seda jõudu, mis oleks teda nagu otse hoidnud. Ja need kaks asja, mis nad peavad omavahel sünkroonis töötama, tähendab, eks ole, mida kõvemini käib see suur, seda kõvemini peab käima ka see väike teises suunal. Ja kui nüüd see sünkroonsus ära kaob, siis juhtubki see, mis juhtus. Ja sealses situatsioonis seda oli ju eemalt näha, tähendab, ta hakkas tiirutama ja nii alla ta kukkus. Eks nüüd me siis näeme, mis nende asjadega selgub. Ja mina ei ole mingisugune lendajamees ega ei tea neid asju eriti, aga ühest küljest on tore, kui edasi lennatakse, teisest küljest on vaja arvestada ja teada neid riske, mis selle üritusega kaasnevad. Nüüd see oli see sõnajalgade lugu, või sõnajala lugu, siis ka seal oli siis Jaagant, kes on meie ehitusettevõtja. Nii et siit me saame järgmised, eks ole, 5 inimest, kes nüüd nendel päevadel hukkunud on. Siis Kristi Loigo, eks ole, kes oli televisioonis produtsent ja toimetaja. Kristi Tammik, võt see on võib-olla nimi, keda nooremad inimesed mäletavad halvasti, aga oli kunagi siuke väga kuulus ja väga kõva džässipianist Rein Tammik. Ja oli Rein Tammiku trio, mis formaalselt käis Eesti Raadio all, aga ühesõnaga Rein Tammik oli see, kes mängis ka kõigis Tallinna restoranides ja oli üks kõige kõvemaid tegijaid tol ajal, nagu Olav Ehala hakkas ka tõusma seal ajal. Ma vist ütlesin Rein Tammik, Raivo Tammik ja nüüd siis tema abigaasa Kristi Tammik, kes elas Lääne-Saksamaal. Ja nad lahkusid Eestist Saksamaa külastusreisi ajal, kui ma Eestis Kristi abigaasel. Ja nad elasid suurema aja Saksamaal, kuid perekond oli neil lahus. Ja nüüd siis viimati on siis Kristi Tammik, kes oli siis kuulus ka väga mitme kandi pealt. Esiteks ta oli ka väga tubli džässlaulja ja džässmuusik, aga ta oli ka väga hea luuletaja. Ja Kristi Tammiku laule on esitatud laulukaare all meie laulupidudel, nii et Kristit enam ei ole. Siis tuleb järgmine, kes just ka nendel aegadel kadunud on, kuulus raadiohääl Erik Lillo, kes oli üks meie kõige võimsamaid spordireportereid ja kommentaatoreid. Ja ütleme niimoodi, et kui me need vanemad teda eest ära ütleme, et number 1 oli Toomas Uba, siis Erik Lillo oli number 2 või nad olid isegi tegelikult võrdväärsed. Tuntud raadiohääl ka läinud. Ja siis ma nimetasin, eks ole, Eda Pauks on astroloog. Ja ma ütlen, me ei julgegi väga hästi enam lehte järgi lahti teha, et vaadata, kes ja mis nüüd siis sellega on, mis me siis lõpuks ütleme, olgu mul neile kerge ja kõik asjad muutuvad. Aja jooksul tulevad uued inimesed, tulevad uued Kristi ja Raivo Tammikud ja tulevad uued ettevõtjad.
ja nii edasi, elu läheb edasi ja paratamatult, kui ma võrdlen, et eluvoog on selline nagu on merelaine, siis paratamatult noored ja need lähevad edasi selle merelainega ja keegi jääb maha. Muide, me rääkisime sellest, aga kuna meil on praegu kuidagi surmast nagu jutuks tulnud, on see, et me oleme ju väga uhked selle üle ja meil on põhjust uhke olla selle üle, et me keskmine eluiga on oluliselt kõrgemaks läinud ja on ka väga kõrge ja meie keskmine eluiga tõuseb väga kiiresti. Aga nagu üks kolleeg siin kuidagi ütles, et aga kogu jama selle eluea tõstmise puhul on see, et eluiga tõuseb valest otsast. Ehk sellest otsast, kus eriti nagu ei tahagi enam elada. Et kui see eluiga pikeneks selle arvelt, et oleks 20 ja 30 eluaasta vahele tuleks veel üks tükk 10 aastat elu, siis oleks üks asi, aga kui see on elu, mis 90 asemel, sa saad 95, eks inimestel muidugi ole ka erinevaid, ühed on väga suust elurõõmsad ja tahavad, teistel on sageli on ju, nii palju kui ma natuke ka vaimulikuna olen sellega kokku puutunud, on inimesed, kellel on 90 ligi või see on tegelikult üsna minu arvates okei, aga nendel nad tunnevad, et neil on väga kehva olla ja siis siis tulebki see fraas, et ega enam tegelikult elada nagu ka ei taha, et lihtsalt väsimus, eluväsimus ja tüütus ja see kõik kogu aeg see arstide vahet käimine ja siis see, et ise jala ei saa käia ja ei saa oma asju teha ja nii edasi. Aga see on muidugi hoopis midagi muud võrreldes sellega, kui hukkuvad võib-olla ka mingil määral rumalusest või mingisugusest veast noored inimesed oma lennuaparaatidega. Muide, seal on üks lugu, tähendab, kus see teatav lennu enesekindlus võib tekitada probleeme ka ilma selleta, et 2 lennukit või 2 helikopterit omavahel kokku lendavad, vaid sellepärast, et ei jälgita nende aparaatide tehnilist seisukorda. Ma isegi ei tea, kuidas nimetatakse, need on vist kerglennukid või need, millel on taga see tegelikult helikopteri moodi asi. Tähendab, sa istud siin, siis see käib ringi, eks ole, ja siis üleval on see helikopteri moodi värk. Paraplaan. Paraplaan, õige, just. Ja sellega juhtus, see tundub esimesel pilgul ka üli siuke täitsa safe, aga ei pruugi olla. Selle paraplaani lendamisega hukkus ka meie tuntud filmirežissöör Olev Nõiland. Kusjuures seal oli muidugi ka tegelikult, see oli üks neid väheseid lennuõnnetusi, kus oli tegelikult näha, mis juhtus. Ei olnud seal midagi uurida ega midagi, lihtsalt all olid inimesed, kes nägid selle koha juures, kuhu ta maanduda kavatses ja nii edasi. Ja seal oli lugu, oli tagantjärele, ütle, kas saab mingi asi veel jaburam olla. Ta lendas hästi, ta oli tubli lendaja, ta oli entusiast, ta teadis kõike, oli piloot, mis piloot. Aga ta tegi ühe asja, mis ütleme meile maapealsetele tundub ka tegelikult kuidagi jabura võitu. Tähendab, kuna ta tahtis teha selle paraplaaniga ka natukene vigurlendu, kuidagi hästi järsu kurviga keerata vasakule või siis paremale või siis järsult minna üles ja nii edasi. Selleks on ju vaja siis muuta seda paraplaani, seda helikopterit, õieti seda tema tagumist nurka või nii edasi. Ütleme, et ta umbes niimoodi lendab ja siis ta nüüd ta teeb, niimoodi läheb üles. Või siis niimoodi lendab ja niimoodi keerab ja see kõik on võimalik. Ja heale piloodile üldse mitte mingi küsimus. Aga siis oli niimoodi, et selleks, et need asjad kuidagi ägedamalt välja tuleb, selline järsem kurv ja nii edasi. See on ainult üks võimalus, kuidas sa saad seda teha. Seda sa saad teha niimoodi, et sul on seal selle juhise juurest tulevad sul ketid või sellised, ketid, mis on selle langevarju küljes. Ja kui sa siis liigutad neid üles alla ja nii edasi, siis vastavalt sellele langevari pöörab ja sa saad teha kõiki neid manöövrid ja nii edasi. Nüüd selleks, et see veel ägedam välja kukuks, kui see, mis oli ette nähtud tehases, vabrikus, kes selle paraplaani tood. Üks variant, on vaja see lennukit või on vaja see kett, mis viib sinna tiiva juurde. See on vaja pikemaks teha.
noh, et tema see nurk, mis on, ei oleks mitte nii, vaid oleks nii. Mis tähendab, et mida pikem see kett on, seda rohkem sellised asjad on. Ja selleks, et seda pikemaks teha, läks Nõiland poodi ja ostis sealt ei rohkem, ei vähem kui tavalise koeraketti. Ja ta võttis koeraketi küljest ühe lüli või 2 lüli välja ja pani oma lennukile sinna taha, et teha seda ketti endal seal ühendusketti, tähendab juhise ja tiiva vahel, teha pikemaks. Noh, ka meie siin maa peal ütleme, mul asi, ongi pikem, on natukene nii edasi. Aga võtt ei ole, sellepärast, et see ketid ja kõik muud asjad, mis lennukite küljes on tehaste poolt kontrollitud ja sertifitseeritud. Tähendab, see kett, mis pannakse sinna paraplaani külge ja nii edasi, teda on 10 kordi tehases kontrollitud pinge peale, tõmbe peale ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga koerakett seda ei ole. Ja ja oligi siis tulemus oli see, et esimese või teise raksakuga, kui ta hakkas seda tegema, kett läks katki. Ja läks katki just nimelt koeraketi lüli läks katki. Tulemuseks oli siis see, et see paraplaani see tiiva osa jäi loperdama ja oligi siuke õnnetus käes. Muide, kui ma ei tahtnud üldse tegelikult lendamisest rääkida, aga kui see praegu siuke asi nagu jutuks tuli, siis et inimesed eriti ei kardaks tavaliste lennukitega lendamist ja rahvusvaheline tsiviillennunduse assotsiatsioon, kes peab statistikat, ütleb, et lennuavariid juhtuvad üks kord 500 000 lennu kohta. Sama asi on muide langevarjuritega. Tandemiga hüppavad langevarjurid 500 000 kohta, lõpeb kas surma või millegi taolisega ja nii edasi. Ja muide ka langevarjuhüpped soolo, kus üldse mingisugust nii-öelda liigset kindlustust nagu ei ole nii edasi, on 200 000 kohta. Kui me paneme siia kõrvale näiteks need avariid, mis Eestis juhtunud on, see kõige hullemad on siin ju 2 tükki üksteise järel, mis juhtusid Muhu-Liival, kus teisel juhul sai laps surma. Nendega võrreldes, ühesõnaga autoga sõitmine on 10 kui mitte 100 kordi ohtlikum kui langevarjuga hüppamine või lennukiga sõitmine. Nüüd küsimus, kuidas see nii juhtuda saab? Lennuk on ju ka rauast nagu on auto ja tal on ka see tüürid, värgid, igasugused, tal on väga palju igasuguseid seal nublakuid ja nii edasi, kuidas saab olla, et lennuk ei kuku alla. Aga võt siin on nüüd konks niisugune, et seda võib-olla väga paljud inimesed ei tea, aga selleks, et te tunneksite ennast lennukis kohe väga hästi, käib see värk niimoodi. Et esimene asi on see, et kui lennuk on tehases, siis kontrollitakse tema kõik omadused ära, seal poldid, kruvid, kas on kinnitatud, ei ole, kas tüürid töötavad, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nüüd üks samm veel tagasi. Kas need riistad, millega lennukit ehitatakse, kruvikeerajad, seal igasugused puurid, millega auke puuritakse, needid, mis lennuki sisse pannakse, nii edasi. Kas need vastavad lennutingimustele? Ehk teiste sõnadega kontrollitud on lennuk ja kontrollitud on ka see vabrik ja need tööriistad, millega lennukit tehakse. Vähe sellest, nüüd tuleb veel 3. etapp. Eraldi kontrollitakse neid riistu. Tähendab, kruvikeeraja on kruvikeeraja ja puur on puur. Aga kui see on lennutehases, siis seda kruvikeerajat, ka kõige tavalisemat väikest ja seda kontrollitakse, et kas ta vastab nendele tehnilistele tingimustele, et neid riistu saab kasutada lennuki tootmisel. Pluss veel täiendavad, mis lähevad natukene teise kandi peal, pluss kõik võimalikud diagnostikariistad. Tähendab, kus kontrollitakse, kas mutter on vastava kõvadusega kinni pandud, kas kuskil mingisugune asi või sulgub või ei sulgu ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et sisuliselt on nii, et ta päris nii hull ei ole, aga
aga ta on peaaegu nii, et lennuki selle julgeolekukontroll hakkab enam-vähem sealt peale, kus valatakse või tehakse alumiiniumit, millest lennukit hakatakse tegema. Ja sellepärast lennukitega ei juhtugi midagi. Ja nüüd tekib küsimus, aga mispärast me lennukeid kontrollime, aga autosid ei kontrolli? Või veel hullem, ma arvan, et sellest, kui me paneme siia kõrvale, numbreid nagu ei ole, aga teema, millest võiks nagu rääkida, on ju praegu Tallinnas ja suuremates linnas tõuksid ja siis need punased rattamoodi asjad, skuutrid või mis nad iganes on. Et kui need on nii kallid või nii ohtlikud võrreldes lennukiga ja lennuki puhul minnakse siis tagasi kuni praktiliselt tööriistade sertifitseerimiseni, et siis miks ei juhtu seda seal tõukside või kõigi nende teiste asjadega, mis on ju oluliselt ohtlikumad kui lennukid. Siin on vastus väga küüniline ja väga lihtne. Raha ei ole. Sellepärast, et kui hakata tõuksi sertifitseerima nii nagu lennukit, et siis kõigepealt üks ole tehas, siis tehase tööriistad ja tööriistade eneste sertifitseerimine, siis üks niisugune tõuks ei maksaks enam mitte 100 ega 200, vaid see maksaks siis kas 5 või 10 000. Ja neid asju tootes ja käibesse lubades ja nii edasi, nii tootjad kui ka lubajad, antud juhul ka Tallinna volikogu, lihtsalt eeldavad, et inimestel on lihtsalt parasjagu nii palju mõistust peas, et nad vähemalt ise oskavad ettevaatlikud olla. Nii et lihtsalt sellepärast. See teema, et kui kalliks see läheb ja nii edasi, kerkis üles muide Nõukogude televisiooni, ütleme niimoodi Nõukogude televisiooni loojangul. Me räägime 88-89 Nõukogude televiisorite eripära oli selles, et nad aeg-ajalt läksid põlema. Kusjuures parasjagu nii palju põlema, et isegi suhteliselt tsenseeritud ja kontrollitud Nõukogude press hakkas sellest kirjutama täiesti massiliselt artiklid, et kuidas te peate, umbes nii, et kui teil on Nõukogude värviteleviisor, et pange sinna siis veepang kõrvale, millega teda siis pärast ära unustad. See oli üks vene koomiku Jan Arlasorovi nalju tollest ajast. Nii et, aga see küsimus, ma mäletan, kas see oli professor Rebane või kes meile mingi loengu ajal filosoofias ütles, et Nõukogude vabrikud ja tehased on võimelised tootma absoluutselt töökindla televiisori. See televiisor, mis ei lähe põlema ega midagi, mis näitab väga ilusaid värve, ilusaid pilte ja nii edasi, me oleme võimelised seda tegema. Aga me ei tee seda, sellepärast meil ei ole sellise televiisori tootmiseks raha ja selle televiisori hind saab olema niisugune, et ükski inimene ei suuda seda osta. Ja muidugi, kui nüüd veel korra viimaks selle juurde tagasi tulla, mis meil see õnnetu kopteri lugu seal oli, siis üks 500 000 kohta, eks ole, juhtub siuke avarii. Nüüd on siis 499 999 lendu on ära lennatud ja nüüd tuleb see 500 000, mis teoreetiliselt nagu peaks olema siuke ohtlik lend. Selle peale jällegi tuletate meelde filosoof ja Gustav Naan, keda meil muidugi eriti hästi meeles ei peeta ega ei olegi põhjust meeles pidada. Aga tema nagu kuidagi mingisugune, meil oli kohtumine ülikooli komsomolikomitees või midagi Naaniga ja Naan rääkis seal tõenäosusteooriast ja entroopiast ja kõigist nendest huvitavast asjadest. Ja siis ta ütles ühe fraasi, mis jäi mulle sellest hetkest meelde. See fraas oli niimoodi, et matemaatika ja tõenäosusteooria ei välista seda, et meteoriit võib kukkuda Tartu Ülikooli peahoone peale ja inimesed saavad surma. Aga tõenäosusteooria välistab selle, et seda juhtub 2 päeva järjest. Kui see on see vana trikk tegelikult, et milline lennuk on tegelikult kõige lennukindlam ja nii edasi, millise lennuki peale tuleb minna. Tuleb minna selle lennuki peale, mis väljub pärast seda lennukit, mis oli alla kukkunud. See 2 korda järjest lennuõnnetust juhtuda ei saa, kui veel juurde võtta see 500 000 siia juurde. Nii et niisugused asjad me hakkasime surmast peale, aga kuidagi niipidi ta läks nüüd kõigi nende asjade peale ja nii edasi.
muidugi, eks meil ole ka igasuguseid väga toredaid piloote ja ma olen pilootidega alati väga hästi läbi saanud ja noh, eks ole ju ka meil selliseid, noh, mitte päris rummujürisid, aga noh, ütleme siis omat moodi taevaste sfääride nipernaadisid. Ma võtan nime nimetamata, aga noh, kuna ma teadsin seda ette, siis ma nägin seda, oli ikkagi, on üks Cessna, mis on selline väike 4-kohaline lennuk, seal piloot, noh, nagu auto, selline tavaline, nagu meil on siin. No Zaporožets on tema kõrval ikka suur, sinna sisse mahutuda. Just. Tähendab, ta tuli üksinda ja pärast me muidu rääkisime sõbrad, et kuidas see kõik tal see asi oli korraldatud, lihtsalt pulli pärast selleks, et näidata, noh, kui kõva vend ta on, tuli ta siis Kanepi laadal, tuli siis Tartu-Võru maantee peale alla. Aga ta oli lennukitega, politseinikega ja nii edasi kokku leppinud, et need vähemalt võitsid inimesi maanteest eemale, et juhul, kui ta tulema hakkab. Noh, tuli ja siis pärast seda nii nagu see Saksa lendur. Mattias Rust, jah, kes maandus, tähendab see meie poiss tegi ka seda, et ta ronis välja ja toetas ennast vastu tiiba ja hakkas inimestele autogrammi jagama ja siis 10 minuti pärast lendas minema. Egas, ütleme, kui me räägime sellistest tõsistest lennukontrollidest ja nii edasi, see ongi see, mis neid tegelikult südamest vihastab. Sest noh, võib-olla just ka need inimesed, kes olid enne lennuametis ja on ka praegu, kes tegelevad lennuohutuse ja need asjadega ja nii edasi, nad teavad väga hästi, et lennuk on 100% safe, et siin ei ole mitte midagi karta. Juhul kui noh, sa teed teatavad kindlad asjad ära ja siis tõepoolest ei ole midagi karta. Aga kui sa hakkad maanduma keset maanteed, keset laadaplatsi ja nii edasi, kui juures mitte helikopteriga, mis tuleb nii, vaid lennukiga, mis tuleb nii, no siis on see ohtlik, tõeliselt ohtlik. Sama kõik kehtib seinakontakti kohta. Kui sa teed kõik ära, pole häda midagi. Aga kui sa hakkad, no nõukogude kombe kohaselt tegema seal imeasju, siis on su šanss, ütleme niimoodi, et suurenev. Ja, oluliselt, jah. Nii et noh, eks praegu ta läheb ju niimoodi, et see Soome õnnetus, seda nüüd hakatakse uurima. Seda uurib nii politsei kui ka Soome ja meie lennuamet. Ja muidugi kõige olulisemaid asi, mis nüüd tagantjärele tähtis on see, et mis siis õieti tegelikult juhtus. Seda järsku pööret paremale, noh, nad ei ole veel saanud minu teada musti kasti lahti teha, aga seda on inimesed näinud, sest see oli tegelikult kuskil 10 kilomeetri kaugusel sellest lennuväljast, maa lennuväljast, kuhu nad maanduma pidid ja seal on mingi talud ja värgid ja nii edasi ja lihtsalt erinevad Soome inimesed talumehed olid seda pööret näinud. Nii et see nagu vist on selge, aga mis selge ei ole, on see, mis selle tingis. Ja see on tähtis, noh, saad aru, siin süüdlasi ju ei ole. Tähendab, kõik on hukkunud, kedagi kinni panna ega karistada ei saa ja nii edasi. Aga kui see pööre oli tingitud mingisugusest tehnilisest apsakast, siis sellisel juhul on vaja täpselt selgeks teha, mida see apsakas endast kujutas. Kas tõesti nüüd oli jällegi see klassikaline servolugu, et tagumine ei töötanud või siis tegi ta niisama lollusest selle pöörde või nii edasi, tähendab, sest tõenäoliselt ka need helisalvestused ja kõik on ju teada, on nüüd õnneks kätte saadud ja nii edasi. Ja kui nüüd lennueksperdid ja just eeskätt lennueksperdid hakkavad seda asja uurima, siis nende eesmärk on see, et nad kirjutavad raporti juhtus see ja siis nüüd tagumine on siis kokkuvõte ja järeldused, ei tohi teha seda ja seda. Seda tüüpi helikopteril ei tohi teha seda. Seda tüüpi helikopteritel avastati see ja see viga ja see kantakse ja kogu see materjal, kogu see koopia ja tõlked ja nii edasi lähevad Robinsoni helikopterite tootjatele, sest tegelik mõte on ju selles, et iga alla kukkunud piloot või hukkunud piloot
maksab oma eluga kinni järgmiste pilootide elud. Sest kui seal ongi mingisugune konstruktiivne viga, kas kohe algusest peale või nii edasi, siis tootja vajab teadmist, mis asi see oli. Sest siis ta saab seda parandama hakata. Kui tegemist on piloodiveaga, siis piloodiviga on piloodiviga, mis see siin ikka nii väga. Siin on muidugi nüansse. Ma tõmbaksin paralleeli Estonia uurimise ja selle augu teooriaga, millest ei olegi praegu täit selgust, kas see auk siis on või ei ole. See on nii 50-50 ehk üks ühele kaldumine ja muidugi esimene asi oli Carl Bildti poliitiline otsus. Vöörivisiir kukkus ära ja siis hakati sellele tõestusi looma. Ka laborikatsed tõestasid praktiliselt vähemalt minu arusaamist mööda ainult seda, et Estonia läks põhja, aga seda, et laboris tehti Estonia maketile lisaauke, et ta põhja läheks ja kinnitaks, et see suur laev ka tõepoolest läks põhja. Vaat siin kisub asi natukene jamaks. Õige ta on, aga võt, siin on üks aspekt, mida me praegu ei mäleta ja mis tol korral poliitiliselt mängis teatavat rolli. Seal oli niimoodi, et meil Riigikogus, kui ma olin seal, oli eraldi komisjon, mida juhtis Margus Leivo ja siis tema asetäitja oli Evelin Sepp, kes leidis endale ühe pool poliitilise ja pool ekspert kaaslase Rootsist, kellega nad koos nagu ajasid seda asja ja püüdsid nii palju välja selgitada, kui vähegi võimalik on. See kahjuks ei lõppenud eriti millega. Aga siin on, ja miks? Nüüd tekib küsimus, aga Margus Leivo, tema oli insener. Aga Evelin Sepp, eks ole, mida saab Evelin Sepp ütelda selle? Carl Bildt sai ütelda, et see juhtus nii, kuigi ta ei teadnud ju midagi. Täpsustame siis, miks see juhtus ja miks seda ei juhtu selle kopteriõnnetustega Soomes. Üks kõige tähtsamaid tegelasi kogu selle uuringu sees ei olnud siin need komisjonid ja need ei olnud tegelikult, nagu sa ise ütled, oli nagu oli ja tänagi ütleme, et me ei tea, kas seal üldse oli selleks mingisugust tähtsust. Aga üheks kõige olulisemaks tegijaks kogu selles loos oli Soome meremeeste ametiühing. Sellepärast oli vaja tekitada selline teooria või selline kontseptsioon või selline versioon, mille järeldus oli see, et eestlased ei oska merd sõita. Et tegelikult oli, seal oleks pidanud tegema seda, oleks pidanud enne vasakule keerama, siis oleks pidanud selle ahtri vastu tuult sättima, oleks pidanud seda. Aga kuna Eesti meremehed, kaptenid ja tüürimehed olid käpardid, siis nii ta läks. Ja nüüd on siis küsimus, ei ole mõtet palgata Eesti meremehi, tuleb palgata Soome omi ja veel eriti neid, kellel on, kes on ametiühingu liikmed. Sellest algas ja siis sinna tuli see Rootsi otsa ja Bildti avaldus oli tegelikult, Bildt esindas antud juhul keda, ta esindas meremeeste ametiühinguid siin ja seal ja nii edasi. Ja tähendab, ja eesmärk oli see, et igal juhul peavad olema süüdi eestlased ja igal juhul peab nende kohta olema võimalus öelda, et eestlased merd sõita ei oska. Kui te võtate Eesti laeva või kui te võtate Eesti laevapere ja nii edasi, siis varem või hiljem lähete te põhja. Seega palun soovitame teile palgata Soome meremehi, Rootsi meremehi ja nii edasi, kes lihtsalt on paremad. Ja eesmärk oli selles, et tõrjuda eestlased välja Soome lahelt, kuhu nad olid juba jõudnud ja edaspidi Balti merest. Ja see oligi eesmärk. Ja sellepärast Bildti sügavalt võttes ei huvitanudki, mis oli vaja teha eestlaseks, süüdlaseks. Ja see oli reaalne asi, mis toimus. Ja tänu sellele muidugi ka Evelin Sepp ja Margus Leivo ja nii edasi tõstsid selle küsimuse üles, mitte niivõrd laeva tehnilisest aspektist, kuigi ka see oli oluline, vaid poliitilisest aspektist. Ehk teiste sõnadega rootslased ja soomlased norisid tüli
Eesti laevaperede vastu. Ja neil oli seda lihtsam seda teha, et tegelikult ju kõik laeva juhtmehed ja need, kõik läksid ju põhja. Ei olnud enam ka kellegagi rääkida. Oli vaja minna alla, öelda, aha, no see on valesti juhitud laev, lähme üles ja nii edasi korras, nii et hoidke siit eemal. Ja reaalne tulemus, mida nad kartsid? Nad kartsid seda, mis tegelikult juhtuski. Kes sõidab praegu Soome vahet? Sõidab Tallink. Ekerol on mingisugune üks nirakas reis mingisugune suhteliselt halval ajal. Ma ütleksin, baar on oluliselt viletsam. Tähendab, kui Ekero baaris on vast seal kuskil, ma ei tea, kuskil 10-15 sorti konjakit. Eesti omas on ikkagi nii, et on. Nii, et kui sa saad ikka kõhu täis. Ja muide nüüd ma avastasin, kuna ma käin ka nüüd veel viimaseid aegu Soome vahet, meil on seal praegu nüüd eksamid tulemas, mulle saadeti koju pilet, millega ma peaksin reedel siis sõitma, aga mul läksid üldse silmad grilli. Nüüd tuleb välja, et ma pean sõitma Viking Line'iga, mis muidugi ütleme sellise tunnetuslik huvitajalt seisukohalt on see huvitav vaadata, ma ei ole kunagi Viking Line'i peal olnud, aga nendel on ka üks reisikene, kus juures reis tuleb Tallinnast või reis tuleb Soomest tagasi öösel 12:30. Tere tulemast, eks ole, ma jõuan hommikul kell 4 siia, järgmine päev kell 9 tööl olema. Nii et ongi, mis siis nüüd on? Tallink on üle võtnud kõik head ajad ja suurema osa kõigist nendest marsruutidest. See oligi see, mida Bilt ja kompanii kartsid, et nad pekstakse Soome lahelt välja. No ja ongi väljas. Ja nähtavasti inimlikust kaastundest või midagi, oldi valmis, siis las nüüd need ka paar tükki siin lobistavad. Kui siin juba nii varilaevad on, las olla siis üks Viking ka ja ükskõik. Nii siis peame meeles. Komisjoni järeldus oli poliitiliselt kallutatud Eesti laevanduse ja Eesti meremeeste vastu. See on nüüd see motiiv, mis selle Soome kopterlennukite puhul ei tule kõne alla. See lihtsal põhjusel, et Eesti piloodid ei teostanud kommertslende. Ühesõnaga, kui nad isegi hästi lendavad või nii edasi, nad ei teeni lendamise pealt raha. Lihtsalt kas või sellegi pärast, et see R44 sinna ei mahugi. Ma kardan, ma olen seda väljast vaadanud ükskord, kui Sõnajalg tuli maandus sinna Muhu kiriku juurde. Ja tal oli seal kas tütre või kellegi pulm ja nii edasi, kui kõik pulmalised olid seal ja kõik see kirikuvärk oli nagu enam-vähem ära peetud, siis ma käisin seda helikopterit nüüd teda lähedalt vaatamas, silmad, et mis seal sees on ja kuidas see iste välja näeb ja nii edasi. Ühesõnaga, ta ei ole suur. Järelikult isegi teoreetiliselt Robinson R44 ei ole kasutatav raha tegemiseks. Sest on nii väike, sinna ei mahu reisijad peal. See sa võid ühe kaasa, hea küll, keegi ütleme, üks miljonär või üks hull soovib natukene lennata, hea küll, paneb oleks Sõnajalg selle enda kõrval istuma, ja ongi kõik nagu enam-vähem. Nii et kommerts puudub täielikult. Järelikult, nad ei ole konkurendid soomlastele. Punkt 1, mida seal olid ka rootslased. Punkt 2 on see, et see sealne seltskond, kes neid ootas Soomes, on moraalselt ja eetiliselt võttes absoluutselt teine sort inimesi. Need on samasugused piloodid nagu need, kes hukkusid. Ja tegelikult nad hukkusid kuskil 15 kilomeetrit enne seda viimast maandumiskohta ja nii edasi. Ja need, kes hukkusid, ei olnud välismaalased eestlased, vaid need olid omad. Ja tegelikult ütleme see šokk ja lein ja nii edasi, on ehe ja keegi ei tule selle peale nendest rootslastest, soomlastest ja muide ka veel teistest eestlasest, kes seal olid. Keegi ei tule selle peale, et hakata nüüd Sõnajalga ja Jaagantit milleski süüdistama, et nad tegid midagi nii edasi. Mis ka ei ole, on see nende jaoks isiklik õnnetus ja ma ütleks, et isegi mingil määral isiklik šokk. Ega ma arvan, et minna lendama nüüd kohe pärast seda, kui üks seal nagu ei ole midagi, aga me kõik oleme inimesed, ma arvan, et natukene ikkagi süda puperdab ja käsi väriseb.
noh, lihtsalt inimlikult sa saad sellest aru. Ja kui need 2 punkti nüüd kokku võtta, et esiteks nad ei olnud kommertskonkurendid ja muide seal ei olnudki midagi kommertsi, seal isegi too lennuväli oli minu teada, aga nüüd ma võin eksida, oli kas tasuta või imeodav, nii et selle maandumise eest ei tulnud ka midagi maksta, sellepärast oli see päevane nõndanimetatud kontrolli. Siin inglise keeles on ju termini, eks ole, üks asi on airport ja teine asi on airfield. Just, ja too ongi niisugune airfield, noh, neid on muide Eestis ju igavene posu. Näiteks siin Tallinna lähedal Raplas on Kuusiku seal, kus Eesti langevarjuklubi töötab ja nii edasi. Pluss pane siia juurde veel, meil on ju terve rida 2 õieti niisugust suurt kohta, üks on, kui siit lähed Rakvere peale, keerad ja teine, mis on Haapsalu lähedal, kus maantee läheb järsult väga laiaks ühe koha peal. See on tehtud, see on ka kontrollimatu lennuväli, aga see on tehtud selleks, et varu lennuväljaks, et kuhu hävitajad saaksid maanduda juhul, kui Tartu ja see suur Ämari lennuväli ja nii edasi, kui need on puruks pommitatud või neid ei saa kasutada, siis sinna saab maanduda. Ma olen ise näinud just selle Haapsalu Ämari juures või nii edasi, seal siis ühel hetkel pandi maantee kinni, mitte väga, lihtsalt seisis politseinik, seal ei olnud midagi erilist, lihtsalt stopp ja siis see. Ja siis ma jäin sinna seisma, küsin, mis toimub ja nii edasi, ta ütles, võt mehed harjutavad. Ja ma olen ise näinud, kuidas tulid 2 hävitajat, vist ma arvan, F-16, ei ole kindel, tulid sisuliselt maandusid sinna ja veeresid mööda seda Haapsalu maanteed ja siis ühel hetkel siis ilma peatumata siis tõmbasid ninad üles ja läksid minema. Tähendab, kui need olid siis ameeriklased, kes harjutasid meie maanteedel maandumist ja nii edasi, nii et kõik toimus. Muide, see ei ole see sama, mis Kanepi laadal alla tulemine. Siin oli ikkagi nii nagu ta on. Nii et siin muidugi on mingil määral kontrolli küsimus, igasuguste antud juhul minu teada siin mingisugust kontrolli ja lennujuhtimist ei olnud. Poistel on selle kaardi nimi, kus on see, kuidas maanduda ja kuhu. Selle kaardi nimi on NOTAM, mis tähendab Notes to the Airman ehk märkused õhumeestele. Ja seal on siis täpselt öeldud, kus maanduda, mismoodi see, kuidas ja nii edasi. Nii et siin ei saa süüdistada ka, ja olekski vist absurdne süüdistada ka mingisugused lennukontrollijaid, keda seal ei olnud. Seal ikkagi juhtus mingisugune müstiline asi, mida me öelda ei oska. Nii, aga nendel põhjustel ongi erinevus Estonia ja selle vahe on see, et need ei ole konkurendid ja nad on meie sõbrad. Ja ma väga hästi ei tea, aga üldiselt see amatöörlendajate kamp, see on üldiselt üsna siuke sõbralik ja sõprusmeelne ja ühtehoidev ja nad teavad ju teineteist eesnime pidi ja teavad, igaüks teab oma perekonnalugusid, kellel on ema haigeks jäänud ja kellel on see ja kellel suri koer ära ja siuksed asjad. Seda infi vahetatakse tegelikult, sest ikka ja jälle saadakse kuskil kokku. See on mingil määral omaette klubi ja tsunft, alates lihtsalt sellest, et see on väga kallis hobi ja põhimõtteliselt võimalik kõik need rentimised ja asjad ka, aga see nõuab tõeliselt siukest väga, väga head ettevalmistust. Ma ei mäleta, kes siin Eesti pilootidest ütles, et nii-ütelda ohtlikkuse või sellelt määralt, kui palju sa pead harjutama ja nii edasi, on lendamine üritus või tegevus number 2. Ja ma küsisin, et mis siis number 1 on. Number 1 on hobusega ratsutamine. Kusjuures sellest tuli siin just ka Eestis tuli jutuks, et jällegi see piloot või nii edasi, et ta ei saa lennata, et tal on käsi lahases ja nii edasi, mis kukkus alla, see ei kukkus hobuse seljast maha. Nii et ühesõnaga see on solidaarne, sümpaatsete poiste ja sümpaatsete inimeste klann, kes teavad tegelikult enamikul juhtudel, ma arvan, et nad teavad hästi, et nad mingil määral tegelevad ohtlike asjadega.
või noh, mitte ohtlikega, vaid asjadega, mis nagu Tõnis Lepp ütleb, asjadega, mis nõuavad ettevaatust, tähelepanu. Üldjuhul ma ütleksin nii, et nagu mul on jäänud selline mulje, et päris arg inimene sellega tegeleda ei saa, sest mingisugune kõrgus ja kõik värgid julgus peab olema. Aga see ei ole ka nii ohtlik, et selle asemel, et lennukiga lendama minna või kopteriga lendama, et selle asemel siis pühendada oma elu kas malemängule või pingpongile. Tähendab, nii hull see asi nüüd tegelikult ikkagi ka ei ole. No ole see lahke, me oleme praegu tund aega täis rääkinud tont teab millest. Mul oli, näed, vaata, mul on siin kõik. Võtame veel natuke 10 minti juurde. No võtame juurde, räägime siis Trumpist. See on siis niimoodi, et teisipäeval, eks ole, üleeile. Jah, teisipäeval leidis aset vestlus Trumpi ja Putini vahel. Ja selle vestluse käigus selgus üks niisugune huvitav probleem, et oli siuke kõva kahtlus. Aga nüüd nagu selgus, Trump tegelikult eriti ei jaga matsu. Meil on tegemist mingisuguse skisofreense või mingisuguse dementse või mingisuguse niisuguse asjaga. Ja nüüd küsimus, miks me seda arvame? Trump ei mäleta, mida ta on kellega rääkinud. Ühesõnaga, ta rääkis Zelenskiga millestki ja siis ta ütles, et siis kui me Trumpiga rääkisime, siis sina Zelenski, siis on need ei ole kunagi rääkinud. Ja siis tal lähevad segi esite, tal on enam-vähem selge, mida ta räägib, aga tal ei ole selge, kellega ta räägib. Ja see ajaks muidugi sind ja mind ka hulluks. Aga president võiks nagu vähe ägedam olla. Tema Lähis-Ida turnee, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid ja Katar, ta ajas need 3 segi, millest on võimalik aru saada. Meie jaoks on nad kõik, eks ole, nad käivad valges öökuues ja siis on see rattakumm on peas ja nii edasi. President peaks selliseid asju teadma. Seda enam, et seal ta ajas segi, millised diilid on kellega teinud. Ta läksid segi numbrid. Kas meil on tegemist miljardi või miljoniga ja nii edasi, nii edasi. Muide, mis sellesse puutub, siis Trumpi miljoni ja miljardi puhul, selleks, et ka kuulaja aru saaks, mis vahe seal on niimoodi, et kui sa loed miljonini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miljonini, siis võtab see aega 6 päeva. Aga kui sa loed 1, 2, 3, 4, 5, 6 miljardini, siis võtab see aega 35 aastat. Nii et kui nüüd Trump miljoni ja miljardi segi ajab, on tegemist ikkagi väga suure probleemiga. Ja õnneks jällegi tal on seal häid inimesi ümberringi, Marco Rubio ja nii edasi, kes asju nagu parandavad ja nii edasi. Ja mis on nüüd väga omapärane on see, et Trumpi populaarsus praegu langeb. Lihtsalt see inimeste hulk, kes on valmis kuulama televisioonist, seal kus on selle kõne kohta käiv pressikonverents ja nii edasi, siis Trump peaks tegelikult teadma, et kui Trump alustas seda Apprentice või seda sulase või teenistussaadet, millel oli see kuulus lause you are fired, sa oled vallandatud, mis oli siuke reality show, siis Trumpi vaatas 28 miljonit inimest. Paari aasta pärast 20 miljonit ja see saade lõppes sellega, et Trumpi vaadati 6 miljonit. 6 miljonit on siuke vaadatavuse number, mille saab Eestiski kätte. Mitte päris, aga sinna lähedale. Ehk teiste sõnadega see langus oli väga suur. Mispärast? Sellepärast, et ta kordas seda reality show'd kogu aeg. Ühel ja samal kujul. Mul on siuke tunne, et meil nad ei avalda küll nüüd õigeid numbreid, või üldse numbreid, aga näiteks see Eesti mäng, mis meil on, see, mida Rohke Develop juhib ja nii edasi,
ma arvan, et selle vaatamisnumbrid on katastroofiliselt madalad. Lihtsalt sellepärast, et Eesti mäng 10 aastat tagasi oli kihvt, siis oli ta veel kihvt, siis oli veel ja nüüd ole see lahke. Ta ei kesta väga kaua aega. Ja nüüd reaalne tulemus oli see, et Trumpi vestlust Putiniga, kus alguses oli ka kuskil 25 miljonit inimest, kes vaatasid CNN-i või Fox Newsi eriti ja nii edasi. See oli ta praegu 3. kõne. Ja 3. kõne on kusagil alla 2 miljoni, see tähendab 10 korda väikse. Ehk teiste sõnadega Trumpi telefonikõne Putiniga ei paku ameeriklasele enam tegelikult mitte mingisugust huvi. Tähendab, ta on kõik, mis tal sellega rääkida oli, on räägitud. Seda enam, et ta soperdab faktide ja selle asjadega, ameeriklased lihtsalt ei vaata. Mis tegelikult tähendab seda, et Trumpi sellise languse juures ja nii edasi on oluline nüüd võib-olla Ukraina seisukohalt ja mingil määral meie seisukohalt üks väga sükene oluline punkt. Kui Trump ei taha, et Venemaa suhtes kehtestatakse järgmised piirangud, need, mis olid olnud, siis ta vetostab need piirangud, mille USA kongress on ette käinud. Lindsey Graham, üks tähtis senaatorid, kes Trumpiga hästi läbi saab. Ja see on niimoodi. Ja Trumpil on õigus nii-ütelda vetostada või üle käia otsusest, mille langetab kongress. Nüüd aga esiteks, eks ole, kõned ei huvita enam ja üldse ei pöörata nagu väga tähelepanu. Aga samas on vaja siiski Venemaa vastu võidelda, sealhulgas ka majanduslike hoobadega, oleks neid sanktsioone siiski vaja. Nüüd selleks, et sellest Trumpi vetost üle sõita, on vaja 2/3 hääli Trumpi vastu nii senatis kui ka esindajate kojas. Esindajate koja kohta ma ei oska midagi öelda. Jõle halvasti tuleb uudiseid ja ma ei ole nagu jälginud. Aga senatiga on lugu, lihtsalt kompvek. 80 allkirja on olemas, tähendab need, kes hääletavad sanktsioonide pikendamise poolt ja nii edasi. Ja sellega on Trumpi see veto üle sõidetud. Ja nüüd võib-olla lõpetaseks üldse Trumpi ja kõige sellega. Ma olen hakanud kahtlema ühes asjas. Tunnistan, et ei ole eriti midagi lugenud, aga ikka õhtul enne magama inimest vaatab, mis televiisoris räägitakse. Ma olen kõvasti hakanud kahtlema selles legendis, et Trump on igavesti võimas läbirääkija. 6 pankrotti räägivad iseenese eest. Aga lähme nüüd siis teiste sõnadega. Ta ei olnud võimeline oma enese pankrotti välja rääkima. Nüüd, kui me võtame juurde suhted Taaniga Gröönimaa teemal, tulemus 0. Mehhiko tõmbas tollid peale 0. Kanada lihtsalt vihastas ja keeras kinni kõik kraanid, mis olid seotud kiipidega, millest me siin rääkisime nii edasi. Hiinast nähtavasti rääkima ei pea, sellepärast seal on see olukord ikkagi väga hull. Panama kanali osas on Panama riik öelnud, et ei ole midagi, ei tule siia oma labidatega siit uut kraavi kaevama. Meil on olemas kraav, mida nimetatakse Panama kanaliks, töötab väga hästi, nii et sina Trump hoia ennast ka kõrvale. Nüüd eurooplastega, Macron, Keith Starmer ja nii edasi, mitte mingisuguseid kokkuleppeid kuskilt ei tule. Putiniga kokkulepped tulevad ainult Putini kasuks, sellepärast, et praegu, eks ole, seal on ära räägitud see vangide vahetus, mis on tegelikult väga tore asi, tähendab 1000 inimest vahetus. Gaza sektor muide, eks ole, et Iisrael peaks kuidagi nagu vägesid tagasi hoidma ja edasi. 0. Iraan, 0. Nimetage mulle üks ainus läbirääkimiste koht, mis on Trumpil korda läinud. Tähendab, igal pool ta kukub. Kusjuures muide seda on üks Vene Putini analüütik öelnud, et nüüd me vähemalt teame, kuidas me Trumpi laua taha saame, et pidada läbirääkimisi nii edasi. Läbirääkimisi tuleb pidada Trumpile kuuluvates majades. Üks on siis Trump Tower New York, nüüd järgmisega tahetakse keegi Euroopas tahavad rääkida Trump Tower
Trump Tower Chicago. Muidu ma jäin siinkohal mõttes, et tähendab see Trump Tower Chicago peab olema suhteliselt hiljuti tekkinud, sest ma olen Chicago vahet rallinud paar korda nädalas üle 10 aasta ja võt ma ei mäleta, et seal see kõige kõrgem, mis oli Sears Tower. Aga Searsit enam ei ole, see oli, meie mõistes see oli ka nagu sükene postiteel ostmise süke firma ja need. Aga ükskõik, ühesõnaga venelased on juba pilkama hakanud, et kui me peame läbirääkimisi Trumpile kuuluvates kõrghoonetes, siis me jõuame kaugemale kui muidu. Ja viimane see, mis ta ütles, see viimane kõnelus Putiniga oli siis selline, et nad ei leppinud tegelikult mitte milleski kokku, ei leppinudki. Vangid vahetus, tubli. Võib-olla oli tähtis see, mingil määral diplomaatia seisuga tähtis see, et nad omavahel räägivad. Väga tubli siis. Võib-olla tõesti kunagi sealt midagi tuleb ja nii edasi. Aga siis Trump lõpetas ja ütles fraasi, millega ta lõpetas oma jutu Putiniga ja ütles, et kõige tähtsam on see, et, ja nüüd tuleb siis see fraas, las protsess käivitub. Tuleb taevas appi. Горбачев, процесс пошел процесс, куда пошел процесс, вот туда пошел процесс. Just. Ma arvan, et Trump mõtles selle ise välja. Aga niisugune oli siis see käik, ma vaatan, me oleme täna rääkinud ikkagi üsna palju. Kõik olid tegelikult tähtsad asjad, aga mul on jälle siin igasuguseid lugusid, mida mul kaasas ei ole, aga hea küll. Võt järgmine kord ma teeksin küll, et me peaks hakkama rääkima nagu oma enese regionaal- ja energiast ja sihukestest asjadest, aga ma arvan, et tänaseks aitab ja siis aitäh kuulamast, vaatamast, kõike head. Ole tänatud, Igor Gräzin, ja muidugi sobib siin see sinu kahtluse kohta välja tuua tsitaat ka täies ilus ja hiilguses. See oleks siis dubito ergo cogito ergo sum ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.